Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas Merli Hirbaum, kes teeb sellist tänuväärset tööd, et käib lastehaiglas mõnikord Elsana, mõnikord teiste tegelastena rõõmustamas haigeid lapsi. Ja just sellest ja tema tööst üldiselt me täna räägime. Tere, Merli! Tere! Merli, räägi alustuseks, kes sa oled ja millega sa siis täpsemalt tegeled? Kui mult seda küsitakse minu tööalases mõttes, siis ma olen jaganud oma tegemised 3 kategooriasse, aga eelkõige olen ma naine, abikaasa, ema, ettevõtja ja minu põhitegevusteks on minu enda loodud ettevõtte Merro Stuudio, kus ma pakun nüüd juba tänaseks tiimiga erinevaid kostümeeritud tegelaskujusid ja programme lasteüritustele. Teisalt siis tõesti, nagu sa juba mainisid, koostöö heategevusorganisatsiooni Minu unistuste päevaga, kelle kaudu üldse on võimalik käia minul haiglas sellist tänuväärt tööd tegemas. Ja kolmandaks olen ma häälenäitleja, ehk siis ma loen multifilme, reklaame ja kõik muud sellised projektid. Nii et mõne jaoks võib täiesti tuttav hääl siin praegu kõlada. Ma ei tea, võib olla, sellepärast, et ma naljaviljuks ise, kui minu tütar kodus neid filme vaatab, siis proovin järgi teha. Ehk ega stuudios on ju ka töödeldud materjali, aga ei, ikka päris autentne ja ikka täitsa minu häälega, et mulle vahel kirjutatakse, kuule, me kuulsime seda mänguasja reklaami, et kas see võisid olla sina või siis mõni siseraadio reklaam ostukeskuses, et tunneb ikka ära küll. Kui palju sul endal lapsi on? Mul on 2 last, 5 ja 15. No me tuleme natuke hiljem selle lastehaiglas käimise juurde, aga kas see amet on peojuht? Jaa, ma ise olen küll öelnud, et peojuht, aga ma olen aru saanud nüüd, kui ma olen aasta aega tagasi omale meeskonda võtnud inimese, kes on spetsialist, kes on kodulehe valdkonnas väga tugev ja sotsiaalmeedia nõunik, siis ma olen aru saanud, et need märksõnad, mis minu professiooniga on minu peas, ei pruugi olla minu kliendile. Ehk siis see oli mulle väga suur üllatus. Nad ei otsi märksõna järgi peojuht või kostümeeritud tegelane. Nad panevad lihtsalt tegelane või mängujuht. Et jah, ma ikkagi tunnen südamest, et ma jään sinna peojuhi juurde, aga need otsingsõnad on laiemad. Kuidas sa selle alani üldse jõudsid ja millal? See oli juba 2006. Ma õppisin too hetk Rakvere Reaalgümnaasiumis ja see oli teatri- ja ajakirjanduskallakuga klass. Ma olin 12. klassis, kui minu üks peretuttav kirjutas, et neil on nüüd mängutoas hädaolukord ja on vaja printsessi. Et kostüüm on olemas, tule lihtsalt kohale ja tee tund aega lastega mängu. Ma ei tea, mul nagu mõeldud tehtud, istusin bussi peale, ega mul autojuhilube ega midagi ei olnud ja see minek ja tulek oli kordades pikem lõpuks, kui see mängutoas mängimise aeg. Aga sealt see kuidagi minema hakkas. Et kuna ma olin 12. klassis, siis mul oli vaja otsustada, mida ma edasi teen. Ehk loomuliku valikuna tundus mulle ka minnagi lavakunstikooli või õppima teatrikunsti. Aga ma läksin ikkagi oma vanema õe jälgedes õppima alushariduse pedagoogikat ja sellist professionaalset näitlejaharidust mul tegelikult ei ole, kui siis ainult tõesti selline amatöör kooliteatri grupp, mis ei ole tegelikult üldse halb, sellepärast et ma pean ütlema ausalt, et see grupp oli Rakvere Reaalgümnaasiumis küll väga-väga tugev ja ma õppisin ikka väga-väga palju. Aga läbi aegade ma vaatasin üle oma CV, et mis koolitusi ma siis olen teinud, eks ju, ja ma vaatasin, et kokkuvõttes et ma olen ikkagi õppinud juurde erinevaid tehnikaid, hääle, seade kunsti,
ma olen olnud ka laulustuudios ju juhendaja väikestele laululastele, jah, ma ei tunne nooti, aga ma olen väga hea rütmitaju ja kuulmistajuga ja klaverimängu ka õppisin ilma noodita kuulmise järgi ära. Et aja jooksul on seda täiendust nagu olnud ja ma olen selline, ma arvan, ma olen üks eluterve, elukestev õppija ka, et kindlasti ma lähen veel, et ma lähen ka peale seda kohtumist jälle õppima hääletehnikaid, et kuidas ennast toetada. Kas sa, ma ei tea, käisid sa lapsena, või kui sa ju gümnaasiumis käisid teatrikalakuga klassis, siis käisid sa lapsena näiteringis, oled selline ikkagi terve elu nii-öelda näitlemise sõber olnud? Jaa, kindlasti, see on väga õige tähelepanek, sest et põhikool oli ju ka väga suure mõjutusega. Mul oli seal ülitugev näiteringi õpetaja ja ma olen talle ülitänulik selle eest, et ma olen pärit 4-lapselisest perest, et see taustalugu on nagu minu jaoks võib-olla selles osas oluline, et ehtne selline maaelu, isa teeb oma tööd, ema teeb oma tööd ja lapsed kasvavadki ja ma ei ole lasteaias käinud, ehk siis selline nagu täna, et meid sõidutatakse ühest trenni teise trennini ja ollakse hästi tugevalt toeks, siis ma ei mõista mitte kedagi hukka ja ma ei osanudki teistmoodi tahta, aga minul oli ülitugev toetus, oligi minu näiteringi õpetaja. Tema registreeris mind kas individuaalselt kuhugi või käisime grupiti ja ma nii hästi jään mäletama, kuidas ma pääsesin mini-missi konkursil üldse tänu temale ja näitlemisele edasi Tallinna vooru. Et sellest ajalugu muidugi vaikib, mis sai edasi, et mul on sellest omamoodi trauma tekkinud, aga jäägu ta sinna paika, aga tõesti, ma arvan, et see mõjutus on olnud juba mul väga varajasest peale. No kuidas siis läks nii, et pärast seda esimest korda sinust tänaseks ongi saanud biojuht, kellel on sellealane oma firma, et kas esimene kord oli nii äge ja mõtlesid, et võt, jah, seda ma tahangi teha? Ta oli selline hea taskuraha teenimise võimalus, sest ega mul ametlikku käiku sellele ei olnud üldse, et ma käisin hobi korras, kontakt levis suust suhu ja kuidagi jõuti minuni, aga lõpuks ma nagu nägin, et ma ei saanud võtta suuri projekte, ehk siis mul ei olnud arve esitamise võimalust ja ma kasutasin siis kas mingeid ühe korra mõttes neid lepinguid, eks ju, aga need on ju tellijale väga kallid. Või siis kasutasin kuskilt mingit abi, et saada arve nagu väljastatud, aga ta ei olnud jätkusuutlik. Ega mind see hirmutas ka, et mis mõttes mina ja teen ettevõtted, kuidas on ja ma nii hästi mäletan, kuidas üks minu koostööpartner, kes samamoodi neid üritusi juhtis, võttis mul lihtsalt käest kinni, ütles nüüd lähme, me istusime Kristiine Da Vincis ja me tegime selle arvutis, regasimegi ära ja oligi tehtud, ehk natukese aja pärast oli registrikood olemas ja oligi loodud Merro stuudio. Ja sa lõid selle stuudio millal? 2014 november. Ehk siis me tähistasime 10. aastat vägeva peoga. Kui vana sa oled, kui tohib küsida? Mina olen 38. See on väga tore küsimus, sellepärast, et ma osalen hetkel ühes projektis, kus ma olen ema rollis ja mulle ütles lavastaja proovi lõpus, et kas sa saad lugeda madalama häälega, et sa lihtsalt näed nii noor välja. Et ma nagu ühest küljest mõtlesin, et no mis mõttes, et minu arust olin ma nii hea ema on ju ja ma olengi ju ema ja kõik see ema hool ja see tekst oli nii hästi, aga selline magus, valus kriitikanoot on minuga kaasas käinud, sest et ma saan see küsimusest aru. Ma näen noor välja. Sa näed väga noor välja. Ma ütleks, kui sa astud uksest sisse, ma ütleksin 30 maks. No väga hästi, aga öeldaksegi ju, et number on number, aga see, kuidas meie keha ja vaim tunneb, on hoopis midagi muud. No eks lastega töö esiteks ise juba hoiab noorena, eks ju, ja kui sa peadki iga päev kehastama tegelast sellise lapsemeelsena, siis see hoiabki sind noorena. Muidugi, jaa. Ei, ma tunnistan, et ma salamisi olen siin mõelnud, et mul on 5-aastane tütar
et meil on päris mitu kostüümi, mis me saaksime duubeldada, et mina olen Rapuntsel ja tal on Rapuntsel, et ma olen mõeld salamisi, et see on minu üks projekt, mis ma tahan taga fotosessiooni teha endale mälestuseks. Aga sisimas ma tunnen, et ehk on tema minu mantlipärija, ehk ma tunnistan, et mul on olnud päris mitu loomingulist kriisi, sest et ma ju alles võtsin endale kolleegid nüüd natuke üle aasta aega tagasi, aga üksi ajada ilma tiimita seda vaikselt kuskil, see hakkab lõpuks käima millegi arvelt, et varasemast eluperioodist rääkimata, ma töötasin ennast täitsa ogaraks, ma tegin 3-4 üritust päevas, mis loomulikult hakkas lõpuks mu tervisele, sel hetkel mul ei olnud ka lapsi, et siis ma nagu paningi ja meie hääl ja meie võimekus ja see kõik ongi teistmoodi. Aga tänu sellele ma ikkagi olen endale liiga teinud, ma olen korraga käinud häälepaela operatsioonil, ma pean täna väga tugevalt oma häälehügieeni jälgima, et see uljaspäisus nooruses on täitsa omal kohal olnud, et see on see tagantjärgi tarkus, aga täna, kui minuga liituvad kolleegid, siis ma üritan kõike juba seda ennetada, et nendega nii ei juhtuks. Kuidas see välja näeb, et sa teed 4 üritust päevas, ütleme, et sa oled paar tundi ühel sünnipäeval, paar tundi teisel, mis see keskmine on ju, ütleme tund 2, 3 mõnikord isegi, ma ei tea, kas terveks peoks võetakse, aga ütleme 2 või tund. Ja siis sa lähed ühelt teisele autopagasnikus, vahetad riideid ja mis sinust õhtuks järel on? No niimoodi ta suht käiski, kuigi need programmid ei olnud üle 1,5 tunni, et nüüd nad täna on juba ainult tunnised, sellel on ka kindel põhjus, aga kui need 1,5 tunnised programme teha, siis ma jõudsin kenasti logistiliselt ja ajaliselt, kui klappis ja ma graafikus on niimoodi koostada, siis jah, tõepoolest ma grimmeerisin ennast autos ja valmistasin ette ennast järgmiseks ürituseks ja ega need tanklad on mul ka kõik selged, kus ja mis ja et jah, nii ta käis. No mis sinust õhtuks järel oli pärast 4 pidu? See töö on lihtsalt selline, et mida annad, seda ka saad. Ehk siis kui ikkagi, ma ei lähe nagu kunagi lööma lihtsalt käega, et teeme ära ja 3 veel, et ma hoian ennast esimesel, et see ei ole nii. Ma võin küll alateaduses mõelda nii, püüan oma energia päeva jooksul ära jagada, aga see pole võimalik. Minu nagu sees ma tunnen, et kui ma lähen ja ma olen mingis rollis, ma ei taha ja seda ei ole võimalik poole vinnaga teha. Ehk siis kui ma olen vahel tulnud peolt ära ja tunnen, ma ei jäänud endaga rahule ja klient saadab pärast mega ülistava sellise tagasiside, ta on ülimalt rahul. Ehk siis siin on ka nagu vaja ennast nagu natuke kõrvalt vaadata ja mitte olla võib-olla nii kriitiline. Aga kriitika on hea, see peab olema. No millised tegelased praegu lastele kõige rohkem peale lähevad ja kas see kuidagi ajas ka muutub? Et mina 3-aastase poisi emana ühel hetkel mõtlesin, et mis värk sellega on, et kõik poisteriided on ämblikmees, ma ei tea, need Marveli tüübid, eks ju, mingi dinosaurused, laske mul osta lihtsalt tavalist musta T-särki ja pükse, on ju. Aga siis, kui ma vaatan ringi, siis tundub, et umbes lihtsalt ongi mingis kindlas vanuses tulevad kuskilt need ühed ja samad tegelased nagu mõttesse. Tulevad jah, kui ma täna mõtlen, et meil on natuke üle 30 erineva programmi ja tegelaskuju, siis läbi aegade on ikka jah, need ühed ja samad, kas või kategooriad, nagu sa juba mainisid, on need superkangelased, mida ma pean tunnistama, et mul on ääretult kahju, et ma ettevõttes ei ole pakkunud, aga nüüd tulevad uued ajad, me hakkame seda tegema, aga kolleegi ja partnerid leida on olnud ülimalt keeruline. Aga teisalt on siis need printsessid ja kõikidest kõige populaarsemad, ma võin öelda, ma isegi vaatasin statistikat, on meie oma leiutajate küla Lotte ja Elsa, ehk siis see välismaine multikas, et kui ma lapsi näen peol, kus on siis 3- ja 4-aastane ja seal samas ka see 14- ja 15-aastane, siis ma juba talle niimoodi vaikselt ütlen, et ma tegelikult tean, et sa olid ise veel väike, see multikas on nii kaua olnud. Ehk siis ta muheleb ja ma tegelikult tean, kes Olaf on ja et see on oluline minu jaoks jäämurdmiseks, et see ka teismeline minuga neid asju kaasa midagi teeks seal peol. Kuidas see valmistumine käib? 30 tegelast, ma kujutan ette, et teie see kostüümiladu on põhimõtteliselt hiiglaslik. Tänapäeval tegelikult on ju
üsna lihtne, ma arvan. Tellid Hiinast Elsa kostüümi ja on olemas, aga kuidas siis oli, kui sa alustasid? Kas siis oli nii kerge saada neid kostüüme? Ei olnud ja sellel ajal ei olnud mul ka seda pinget, et ma teen valesti. Ehk et see ei ole piisavalt hea. Ma panin ema riidekapist ja enda riidekapist ja kõik, mis ma leidsin, kokku mereröövli, ma mäletan nii hästi, mul on siiamaani see seelik, mis kuulus veel minu emale selline. Ja ma tegingi nendest asjadest, mis mul oli võtta. Et või siis keegi aitas mul õmmelda, aga ka niimoodi, et ma ei ostnud teenust, vaid minu kunagise kaasa ema õmbles veel ise, ma ei tea, öösärgilt võttis lilled ära ja tegi nagu sellised asjad, aga veel kord, sellel hetkel ei olnud minu jaoks üldse oluline, kuivõrd see välimus, vaid see, kui äge see programm ise saab olema, kui palju ma naudin seda ise. Kuidas praegu on, ostad kostüüme poest või laenutad või lased õmmelda? Kõik on teistmoodi. ma nagu mõtlen sellele, et kui ma pidin mingitele üritustele saatma foto, kas või avalikud reklaamid, ostukeskused teevad üritusi, mul ei olnud mitte midagi saata. Vähe sellest, et mul ei olnudki stuudiomaterjali. See ju võttis raha. Ehk siis ka sinna jõudmine võttis mul natukene aega, sest et kui hakkas nagu mingi raha tekkima, seega ma ei osanud äriliselt mõelda. Ma arvan, et ma olen täna ka veel selles arenguetapis, et see ei ole minu kõige tugevam pool. See ei ole muidugi takistav ettevõtte toimimisel, aga mul peab olema inimesed kõrval, kes oskavad mind nõustada. Aga see ambitsioonikus täna seda teenust pakkuda on hoopis midagi muud, kui ta oli alguses. Sest et nüüd ma tahaks ikka, et kostüüm oleks jätkusuutlik, et oleks kvaliteetne, näeks visuaalselt välja nii, nagu see tegelane ikkagi välja näeb. Mul on oma õmblejate tiim, et jah, ka mina tellin Hiinast, aga ma olen ka väga tugeva taaskasutuse kallakuga inimene, et mul ei ole mingi probleem leida taaskasutuspoest lastekleite või midagi, mille ma siis lasen õmblejal ümber teha. Täna on mul siis lumivalgeke on, ülemine osa on laste mõõt, ta on alumise osa teinud sobivaks ja see on taaskasutuse kleit ja mul on veel kostüüme, et ma ei karda seda üldse välja öelda, sest täna järelturg ja taaskasutus ei tähenda vana räbalat, vaid toimivat isegi uut asja, mis lihtsalt on jäänud kuhugi seisma. Ma kujutan ette, et tänapäeva laste puhul ongi ka hästi oluline, et see tegelane näeks õige välja, et kui sa tuled Elsana ja sul on sinise kleidi asemel roosa kleit, siis nad ütlevad sulle kohe, et Elsal ei ole roosa kleit, eks ju. Need väiksed lapsed on täiesti ninatargad ju. Et sa ei saa enam nagu sellest kohas kuidagi nagu järele anda, eks ju. Õige. Nad mäletavad viimse detailini vähe sellest, nad ütlevad, et Elsal ei ole käekella, aga peojuhil võib-olla on oluline, et see kell on. Ma olen nüüd sellega ära jätnud, sest et muusikat me ju laseme oma seadmest mobiiltelefonist, kus on ka kella näha. Aga jah, mul on olnud selline talisman kell, mis on läbi aastate olnud, et ma olen sellega ka vahele jäänud. Ma olen läinud Elsat näiteks tegema ja üks laps on öelnud, Lottel oli samasugune kell. Siis ma olen nagu täheldanud, et olgu nii. Uskumatu ikka, millised tõesti nagu detailid neile meelde jäävadki, et ma ei tea, nägin eelmisel peol Lotet ja tal oli samasugune kell, eks ju. Just. Kuidas või millist tegelast sulle endale kõige rohkem kehastada meeldib? Ma ütleks kohe, et Lotte ja Elsa ka. No need populaarsed tegelased. Võib-olla siin on hea mainida ka seda, et milliseid tegelasi ma pigem ei ole tahtnud teha. Et ajas on tulnud ka selline kindel repertuaar, mida ma täna ka oma kolleegide puhul jälgin. Ehk siis me ei saa olla kõikides rollides super head, vaid mingid rollid on meil tugevamad, teised nagu natuke nõrgemad. Aga ma mäletan selliseid valusaid hetki, kus ma pidin Carsonit mängima ja mulle üldse ei meeldinud. No ma üldse ei saanud temaga kuidagi kontakti. Või siis üks ekstreemne olukord oli, Pipi isa oli vaja. No kindel soov oli.
see oli veel sellel ajal, kui ma alustasin, ma ei teadnud nendest rekvisiitidest nagu väga midagi, et jah, ma olin näiteringis neid pannud ja juhendaja lihtsalt ütleb, pane külge ja nii on ju. Aga ma ei olnud vuntse pannud, ma panin tahvlinätsuga kodus ja jumal hästi kinni, aga mis juhtub, kui sa higistama hakkad? Loomulikult see kukub ära. Nii et eks ma siis üritasin oma suud niimoodi hoida ja vastu pidada see tund aega, aga siis ma ka mõtlesin, et nii Merli, võta nüüd oskaga ei öelda, hakka nüüd natukene vaatama, mis suunas ma nagu liigun. Ja üks põnev tegelane veel, kes on hästi pop olnud ja on ka ehk praegu, on Wednesday, selline morbiidne tumeda peaga 2 patsiga tüdruk. See on vist viimastel aastatel eriti uus asi ja hästi pop. Jaa, just, et seda mina isegi debüüdina esimesena ei teinud, seda tegi minu kolleeg ja ta tegi seda nii hästi, ehk siis me õppisime nagu tema pealt. Ja siis ma vaatasin, appi, mina nii ei oska. Aga siis juhtus olukord, kus ei olnud mitte kedagi ja tööle oli vaja minna ja ma tegin selle Wednesday ära, muidu ma läksin sinna täiega hirmuga, ütlen ausalt. Aga kõik oli nii toetav, see keskkond, ema oli teinud Wednesday emaks, sünnipäevlapse ema, ja lapsed olid täiega vaibisid selle teemaga ja kuidagi see tuli nii hästi välja, sest ma olin harjunud olema ohaha ja kõik on nii positiivne ja lähme ja lõbuga, aga olla nagu täiesti vastand. See võttis mult natukene aega, aga see oli väga äge. Eks siis jälle mulle nagu see koht, et tuleb mõelda kastist välja, tuleb mugavustsoonist välja minna, et ei saa nagu jääda kinni. Kuidas sa üldse mingiks tegelaseks õpid? Kas Elsaks sa reaalselt vaatad terve multik ära, et sa oskaksid une pealt 3. minuti 5. lauset öelda, sest see on mingi asi, mida võib-olla lapsed ütlevad, et ütle nagu Elsa ütles seal selles, kui ta tuli lossi trepist alla ja siis sa oled mingi, mida? Neid olukordi on ka. Mitte nüüd Elsaga, sest et tõepoolest seda filmi ma olin näinud. Mul jah, kuidagi see Elsa on lihtsalt selline näide praegu siin. Jaa, no siia kõrvale ma toon kohe Imeline lepatriinu ja Musta kassi saladused, hästi populaarne. Seda tegelast ma ju hakkasin tegema nii, et ma küll lugesin tema kohta midagi, aga ma ei olnud nagu üliteadlik ja mul oli ka see oht, et kui palju seda hakatakse üldse tellima, sest et see oli esmatellimus, klient spetsiaalselt soovis, ma sain okei, ma lasingi teha kostüümi, aga mul olid sellised kahetised tunded, et võib-olla sellel ajahetkel olid ka mingid teised projektid, mis mult võhma võtsid ja ma ei süvenenud nii ja loomulikult tuleb peol neid kohti, kus ma olen jännis ja siin on see oskus, et ma pean olema väga loominguline, ma pean oskama põrgatada ja peegeldada neid küsimusi lastele endale tagasi, ehk siis ma olen õppinud tänu lastele nii palju nende tegelaskujude kohta, et sellega ei tohi muidugi riskida. Ma nagu naljatledes ütlen, aga mulle nüüd on Imelise lepatriinu multikast on punarebane tellitud ja ma tegin reaalselt 3 tundi kohustuslikku kirjanduse tööd. Ma lugesin, ma kasutasin ChatGPT abi, sest et klient kirjutas mulle, et kuule, mul tütar ikka muretseb, kas sa tead selle tegelase kohta midagi, et seal on vaimude väljaajamine, mingi tegevus peab olema vaimude väljaajamisega ja mul on täiesti nii, ma ei tea mitte midagi, nii hakkame tööle ja see sai väga äge programm ja ma läbisin alles hiljuti Virko Annuse koolitust, kus väga piinlik küll öelda, olles seda tööd nii kaua tehtud, ütles, et ettevalmistus on kõige olulisem. Ma olen alahinnanud oma töös ettevalmistust ja see töö on hoopis teise moega, mis on tore, sest et kui sa liiga kaua mingit tööd teed, siis sa vajadki vaheldust ja mingit uut hingamist, et see on minu jaoks uus hingamine, et see protsess peab olema nauditav nii enne kui pärast ja tööl. Tundubki jah, et lapsed ongi nagu nii teadlikuks lihtsalt läinud, et panevadki sind ennast ka proovile ja peadki palju rohkem ettevalmistust tegema. Aga kui palju te ütlete, et ei, tõesti me ei tee seda tegelast? Nagu sa ütlesid, et esimest korda telliti lepatriinut, aga sa ikkagi tellisid siis omale kostüümi, eks ju, ja sa võtsid selle töö vastu? Jaa, ma arvan, et see on nüüd see koht, kus on tulnud sellised tegelased, mis on arvutimängu maailmast pärit. Meil ei ole nendega kontakti. Mul on küll teismeline poeg, ma kõrvalt midagi olen näinud ja nüüd veel enam on kinosse tulnud ju meil see Minecraft.
ehk Robloxi telliti. Esimese hooga ma mõtlesin, et okei, ma pigem ma ei näinud selles mingit pikka nagu tulevikku, aga me tegime selle ühekordse projektina ära ja eelmine nädal kirjutas see sama klient uue sooviga, uue arvutimängu tegelasega. Nii et kuna ma ei ole täna üksi, siis ma arutan seda oma tiimiga, kas meil on aega, mis nende mõte on, sest kui nendel mõte tööle hakkab ja looming läheb, siis me teeme seda. Küll aga ma pean siin nagu kaine mõistuse säilitama, et mis see rahaliselt minult nagu võtab. Et ma tahaks, et see, mida ma toodan või teen, oleks ka mingil teisel perioodil jätkusuutlik või siis tõesti erandkorras mingi suurte projektide jaoks me töötame. Ja sa ju ikkagi pead ise plussi jääma ja et sa võid ju öelda, et ma ei tea, kui Lepatrinu maksab 100 eurot ja küsitakse ühekordselt mingit tegelast ja siis sa ütled tellijale, et võt see oleks 500 eurot ja siis tellija ütleb, mul ei ole sellist raha, aga lõppkokkuvõttes on ju see, et sa pead plussi jääma, aga samas tahaks, et see klient ju ka tuleks, et see tundub selline laveerimine ja tegelikult tasub osata ikka ei öelda selles osas. Jaa, ma olen hullult tänulik muidugi kõikidele nendele inimestele, kes tulevad oma ideedega. Ehk siis minu hinnakiri ei sõltu ettevõttes sellest, kas see on uus tegelane või ta on olemasolev tegelane, aga see ongi see koht, kus me peame olema kliendipõhised, me peame aru saama, kus me oleme nende asjadega, sest et tõesti, mul on ka ettevõttes inimene, kellel ei ole pere lapsi niimoodi, et ta võib-olla on nii teemavõõras, ta oskab väga hästi näidelda, aga siis meil ongi vaja seda koolkonda kõrvalt. No kuidas lapsed enamasti vastu võtavad kõik need tegelased, et kas on olnud nii ka, et sa ikka hullult pingutad, aga ei tule sealt mingid. Ma tunnistan ausalt, et ma tellisin oma lapse 3. sünnipäevale vist 8 tunniks lotte, aga lastel oli, pigem nad tahtsid lihtsalt niisama mängida, see lotte ikka võimles seal päris kõvasti, et nende tähelepanu saada ja sünnipäeva lapsel oli ikka täiesti suva temast. Et varem on talle lotte meeldinud, ta käib lasteaias lotterühmas, ta teab, kes lotte on, eks ju, aga nad on täiesti suva lihtsalt. See oli mängutoas või? See on jah, et ega me käime ka mängutubades, see on meie üks põhitöökohti. Aga ma lotte näitena ei tahaks tuua. Ei, see oli lihtsalt minu kogemus, et ma mõtlesin küll, et talle nii õudselt meeldib lotte ja siis tegelikult oleks võinud täitsa olemata olla, sest mängutuba oli piisavalt põnev, eks ju. On olnud küll, ma tunnistan ausalt, et see on peojuhi hirm, kui niimoodi juhtub. Ehk siis sul on, ja kõik vaatavad sind ja ootavad, mis sa nüüd teed, kuna see ei toiminud, eks ju. Või siis seltskonnas on lapsi, kes ärgitavad teisi mitte mängima. Et see ei ole lahe, et tule ära, lähme ronime oma pead, et need on väljakutsed, aga see ongi see, mida ma olen endale öelnud ja oma kolleegidele öelnud, et me ei ole lihtsalt kostüümis tegelased, vaid seal on sellist nii palju sisu, sellist näitlemist ja sellist lastega kaasa minemist, et siis tuleb minna lastekeskkonda, siis tulebki lasta nendega koos liugu, nende mängu minna ja küsida, kas mina võin ka mängu tulla, sest Lotte on ju laps, tema armastab mängida. Ja Elsa on, ma ei saa öelda, et mul ei ole kunagi Elsana olnud sellist olukorda või ma mõtlen veel, mis tegelased on. Need on nii põnevad programmid, sest kogu aeg ta võtab sealt kotist midagi, et nad ei saa. Ma ütlen selle kohe ära, et meil oli programmides koht, kus ma utsitasin, et programmi lõpus on alati see magusamps, nad nii tahtsid seda preemiat saada. Aga ühel hetkel me loobusime täielikult igasugusest toidust programmis, sest et nii palju toidutalumatusi ja allergiaid on laste hulgas, et me sa ei saa kõigega arvestada. Just, et me ei hakka kedagi ohtu seadma ja nii on kõige õigem. Aga massiüritused on küll need, kus mõnikord sa oled laval ja ütled, et nüüd tõuske püsti ja tehke minuga kaasa.
ja vaatad, mitte keegi ei tõuse. Ja siis sa üritad veel ja hakkad, muusika juba läheb, hakkadki tegema ja siis sa näed, kuidas 2 last seal lava ees nii terve 100 inimese eest panevad ja teedki. Et see ühest küljest on oluline nagu tagasi muidugi energiat saada, et nii äge oleks, kui rahvas teeks, on ju. Aga see on nii, kuidas on. Lõppkokkuvõttes sa teed ikkagi 100-ga, vahet pole, kas sinuga teeb kaasa 1 või 100 inimest. Eesmärk on ikkagi saada, avalikel üritustel tõesti, kus sa laval oled, et sa ei saa sundida neid tegema, aga kui vähegi võimalik ja personaliseeritust mängutoas lastega, siis seal lihtsalt peab olema mitu nippi varuks. Kas tasub üldse peojuht mängutuppa võtta või mis vanusest? Sest ma tõesti, ma räägin selle minu kogemuse pealt, ma ütleks, et pigem mitte, las jooksevad ringi need 3 poisid. Vaja välja elada ennast. Merro stuudio klient on tõesti vanusest 1 kuni 15. Põhivanusegrupp on 3-7. Meie kogemused on öelnud seda, et täiesti ebamõistlik on võtta batuudikeskustesse. Sellistesse kohtadesse, kus on avalikud mängutoad, suured kohad, ehk siis seal ei ole võimalik nagu seda sisu sellisena pakkuda või näiteks peojuhil meil on päris mitmes programmis ka täitsa laulu, esineme, seal ei ole sellises keskkonnas ei ole võimalik seda teha. Aga mängutubade kontekstis on oluline planeerida, ma usun, et teil oli ka mõeldud ju sellele, et alguses on kogunemine, siis on keskmine tund mänguks on ja siis on see lõpuosa, et 3-7 ja see on väga hästi toiminud ja ei ole üldse argument olnud, kas ta on ikkagi mängutuba või on õuekeskkond või kodus või et kõik on ikkagi väga hästi toiminud. Et lihtsalt mul on tunne, et siin tulebki mängu peojuht või peojuht ehk teenusepakkujatel on vahe. Milliseid naljakaid juhtumeid sul veel oma töös ette on tulnud? Ma mõtlesin sellele ühte ja teistpidi ja esimene selline kaasaegne nali on tulnud sellega, et nagu varasemalt öeldud, mul on teismeline poeg ja üks koostööpartner on Merro stuudiol uisupark ja meil on avalikud üritused ja meil on ka plakatid välja pandud uisuparkidesse ja minu poja klassikaaslased neid vahel näevad ja siis nemad ütlevad, et nemad nüüd lähevad ja et see on minu jaoks kõige selline ühest küljest minu lapse kasvamise valu, sest tema võtab selle info kõik vastu ja oli aeg siin mõned aastad tagasi, kus tal oligi häbi, ta ei osanud seda kuidagi põhjendada, et minu ema teeb sellist tööd. Aga täna me võtame seda mõlemad naljana, et see tuli mulle esimese mõttena, et nad täitsa planeerivad, et meie lähme nüüd vaatama tema ema, et see on nagu vahva. Aga nalja mõttes on see, et lapsed on nii vahetud. Need jutud, mida nad ütlevad, on juba omaette klass. Kuidas sa lastehaigla tööni jõudsid? See tuli ka kõigepealt läbi ühekordsete projektide, kus siis oli vaja perepäevadele näiteks lastega tegelejat. Et olgu öeldud, et tegemist on fondiga, heategevusorganisatsiooniga Minu unistuste päev. Tervitused neile, nad just Margarita oli mul eelmises saates. Ja nii tore, ma nägin ja see haiglatöö on võimalik ainult tänu neile. Ehk et minu koostöö nendega algas läbi näiteks Downi sündroomiga perepäev oli, et läbi nende ühekordsete projektide ja sealt siis ma vaatasin viimast meilivahetust tollase juhiga Kristiinaga, täna on Margarita, et on muutused, aga oli 2017, nii et ma arvan 2016 üldse, et see algas, et Isver varsti on 10 aastat selle tööga. Kui tihti sa käid seal ja mis sa nende lastega teed siis? Ma ei käi seal üksi, tervitused minu heale koostööpartnerile Margitile, kellega me oleme graafiku ära jaganud, et siin aegade jooksul on käinud ka minu hea koostööpartner Eeva, kes täna ei tegutse haiglas, aga Margitiga me oleme ära jaganud graafiku teisipäevaste päevadega, niimoodi, et kordamööda. Et siis vahel muidugi on meil
vabandust, tegemised, et siis vastavalt sellele, kuidas me saame, aga muidu jah, vaheldumisi. Ehk siis põhimõtteliselt ikkagi kord nädalas keegi käib? Kord nädalas ja 2,5 tundi, see koormus on ka tõusnud, enne oli vähem. Kogu see protsess üldse ajas on muutunud, sest me alustasime selliselt, et ühe korruse lapsed kutsuti kokku ühte mängutuppa ja me tegutsesime seal kõik koos. Mängujuht tegi selle programmi ära ja läks järgmisse osakonda. Aga siis tuli ka COVID, sellel ajal ei peatunud kohtumised läbi ekraani, ehk siis me hakkasime lugema muinasjutte ja lapsed said need videod siis endale vaatamiseks. Haiglas muidugi külas käia ei olnud võimalik mingi periood. Ja siis, kui need piirangud jälle lõdvenesid ja lahti lasti, siis külastused hakkasid olema palatist palatisse ehk personaliseeritud. Isegi oli periood, kus oli vaja testida enne üldse sinna minekut maski kanda, aga nagu ajas on see haiguse õppimine olnud selline, et piirangud on maha võetud, aga see on jäänud. Isegi mängutoad, üks on ära kadunud lausa. Kuidas siis praegu on? Lähetegi sinna ja kõik tulevad jälle kokku ja teete neile programmi? Või mis te teete nendega üldse? Palju ei jõua teha, sest osakondi, kust käia on 2, 3, 4, 5 osakonda ja 2,5 tundi. Ja osakonnad on ju ka erinevad, et üleval 5. on osakond, kus on kõige pikaajalisemad haiglaravil viibijad, kelle ravi, nad ei pruugi küll kogu aeg haiglas olla, aga on pikk, tegemist on onkoloogia osakonnaga. Et nende jaoks on see vaheldus veel eriti oluline. Aga see oskus, mida teha ja kui palju teha, on ka ajas muutunud, sellepärast ma pean oskama aega planeerida. Ma ei saa tohutult palju asju sinna plaanida, et mul on mõeldud välja tegevused erinevatele vanustele, 2-3 tegevust pluss mingi selline käeline tegevus ja mul tuleb ka mõelda sellele, et kas see laps on võimeline voodist tõusma, kas ta saab liigutada oma käsi, ehk siis ja kui ta ei saa ja ta saab ainult rääkida, mida ma siis taga teen, ehk siis mul need tegevused on niivõrd mitmekülgselt läbi mõeldud ja on selline tööriistakomplekt, kas või Aliase kaardid ja Uno kaardid, mida on hästi tore alati nagu kotti pista, et saab teha, sest vanused on tõesti erinevad, vanused on beebieast kuni teismeeani välja, sest lastehaigla osakond ju võtabki kuni 17-18 aastat lapsi vastu, et ma olen vene keele ka vist seal selgeks õppinud, võib öelda, sest et jah, sest ma ei saa ja ma ei lähe ju palatist ära, kui ma olen juba loa saanud, et ma võin siseneda ja mul selgub, et ma pean vene keeles rääkima. Ma olen nii uhke enda üle, et ma olen purssinud seal ära selle, aga see on osa sellisest kasvamisest olnud. Kas tegelased, keda sa kehastad, vahetuvad seal või on samad? Need vahetuvad. Meil on oma töögraafikus, me siis paneme, mis tegelasi teen mina, mis tegelasi teeb minu koostööpartner ja me vaatame ka selle pilguga, et kuna tal on ka kattuv repertuaar minu omadega, siis me ise valime, mis tegelasi me teeme, et muidugi võimalik kalendri aegu arvestada, nagu praegu käis Margit tegemas jänest lihavõtte nädalal, et sellised asjad ja jõuludel päkapikud, aga muus osas jah, meil on erinevad, kindlasti erinevad. Ja peale külastust me ka kirjutame sellise loo, kus me peegeldame, mis me tegime, kuidas meil läks ja paneme mõned pildid. Meenuta võib-olla oma esimest käiku seal, et ma kujutan ette, et kui sa näed kõiki neid haigeid lapsi, siis ikkagi süda läheb ju haledaks ja meel läheb haledaks ja mis tunnetega sa sealt ära tulid või mis emotsioonid pärast seda esimest korda sul olid? Ma pean siin selle küsimuse puhul lahutama selle, kui ma tegutsesin mängutoas grupiga ja selle, kui ma täna käin palatist palatisse, kus on palju personaalsem see kontakt. Et ma ei mäleta, et ma oleksin emotsionaalselt nii palju endaga kandnud, kui oli grupikohtumised, kuigi oli ka neid hetki. Aga nüüd, kui palatist palatisse käia, siis on seda emotsionaalset ja vaimset tuge mul nagu rohkem vaja enda sisse vaadata või nagu
olgu öeldud, et ma ei küsi mitte kunagi, miks ta seal on. Et minu põhiküsimused ongi see, et mitu päeva sa siin juba maganud oled või kuidas sa, et kuidas sa ennast praegu tunned, et saada lihtsalt selleks infot, et mida ma võin ja mida ma saan teha. Aga ja kõik muu on juba selline, mida laps või ema, isa ise tunneb, et ta tahab jagada. Ja mina ei taha lahkuda ajalise surve tõttu poole jutu pealt mitte kunagi. Ma lasen need lood ära rääkida ja ka lapsed väga tihti tahavad jagada, aga need tulevad ka minuga ja jäävad konfidentsiaalseks selles osas, sest et fondi töö on ju, üks osa on sellest nende laste unistuste täitmine, kellel on tõesti raske diagnoos või nad on väga pikalt haiged olnud, et toetada nende paranemist. Ehk siis minu külastuse eesmärk ei ole minna sinna infot koguma, vaid minu külastuse eesmärk on pakkuda positiivset tuge tervenemisele ja luua selline hea emotsioon, mis seda toetab. Et ta võib-olla unustab selleks 10 minutiks ära, et ta on väga haige, eks ju? Jaa, et ma olen tihtilugu saanud vanematelt sellise sügava silma vaatamise, kus ta ütleb, aitäh, me nii vajasime seda või aitäh, et te seda teete või sa vaatad mind praegu nii sügavalt silma, et mul tulevad külmavärinad, et siis sa nagu tunned, et see on täielikult missioon. See on midagi enamat kui lihtsalt see, et mul on 2,5 tundi ette nähtud, mul on vaja tekst kirjutada, pildid panna. See on hoopis midagi muud, või siis ühel päeval oli lugu, kus indiaanlane käis ja ema ütles, et ta pole mitu päeva voodist üles tõusnud, tal on arst öelnud, ta peab liigutama. Aga laps on lihtsalt nii nagu ta oli nii halvas tujus, et ta kategooriliselt keeldus, aga ta tuli, ta lasi vibuga ja ema oli lihtsalt nii tänulik, et ma ei tea neid taustalugusid, aga seda enam on mul hea meel, et selline projekt üldse on ellu kutsutud, et selline positiivne energia selle tervenemise juures on. No sa oled ikkagi inimene, ma kujutan ette, et sa oled pisaraid ka valanud tulles koju sealt. Jaa, ma tunnistan ausalt, et on küll olnud. See on nagu, ma ei taha üldistada, aga väga paljudele võib-olla niimoodi, et on elus ongi perioode, kus me olemegi natukene madalamas seisus ja siis on selline mõnus, positiivne ja loominguline aeg, et siin on ka teised faktorid, et ma olen ju ka päeva lõpuks ema ja töötada lastehaiglas ja kuulata võib-olla mingeid lugusid, siis ma ei eita, et ma tegelikult lähen koju ja ma kallistan väga tugevalt oma last või täiesti ilma detaile avamata jagan lugu, mis võib meile kõigile kasulik olla, et ennast kaitsta. Et mitte midagi ei ole teha, et need lood tulevad minuga, et ma mainin siinkohal ära, mis oli hästi suur murdepunkt, oli ikkagi Pealtnägija saade, ehk saate loo autor märkas haiglas, et on keegi Rapuntsel, miks ta seal on, ja hiljem tegime sellest väga toreda loo, mis rahvani jõudis. Aga see, mis sellele järgnes, ma ei osanud oodata. See sai minu jaoks nagu täiesti pöördeliseks hetkeks, et mind tunti tänaval ära, kassapidajad rääkisid mulle kiiruga oma lugusid, oma lähedaste lugusid, ja see energia või need kirjad ja need soovid ja tänusõnad, mida ma sain, ma võtsin seda kõike nii, et ma panen selle kõik ühte kokku ja ma lähen iga kord nüüd haiglasse selle tundega, mida kõik need inimesed on mulle kaasa andnud, sest ma tunnen, ma ei taha öelda esindaja, see kõlab nii totralt, aga ma tunnen, et see on, ma ei tea, universumi poolt mulle antud ülesandeks, et ma teen seda ja ma teen seda nii kaua, kuni ma jaksan ja ma olen vajalik sellele fondile ja sellele haiglale, et jaa. Millised on kõige südamlikumad hetked haiglas ja millised on vastukaaluks ka kõige raskemad hetked? Ma arvan, et südamlikumad hetked on isegi see, kui tuleb see arst ja kirurg või õde, kes loob sinuga korraks millisekundi hetkel selle silmaside, et me oleme üks tiim. Need on minu jaoks hästi olulised. Et sa oled ühe asja eest väljas.
ja see, mis ma juba mainisin, kuidas vanemad seda tagasisidestavad ja on ülimalt tänulikud ja võib-olla saavadki jagada täiesti erapooletule inimesele lugusid, mis nende sees on ja valu. Ja kõige raskem, mis siin salata, on kaotus, on lapse lahkumine. Ja see, et kuna me ei loo nendega kontakti isiklikult ja seda ei tohikski teha, sest muidu ei ole see töö võimalik, see ei olegi meie ülesanne seal haiglas. Aga see, kui ma loen uudistest või minu kolleeg kirjutab, et kuule, ongi nüüd nii, aga me oleme selle lapse juures käinud kogu selle perioodi, kui ta on haiglas olnud ja konkreetse minu jaoks kõige raskema juhtumi puhul oligi see, et see laps sattus praktiliselt natukene peale sündi haiglasse ja ta on kõik oma teadliku sellise mänguperioodi olnud haiglaravil ja mäng ja see mängurõõm on olnud meiega koos. Ma ei taha minna nagu väga süvitsi, aga see juhtum lihtsalt on ülimalt nagu südames mul, et ma jah, kannan seda endaga nagu kaasas ja ma arvan, et selles osas nagu kaasas, et mitte valuna, vaid selle mõttena, et see teekond on olnud selline hästi tugeva kontakti loomisega. Mis sa arvad, mis on põhiline, mida lapsed sellest saavad, et te seal käite? Võib-olla põhiline, mis mul esimese asjana pähe tuleb, on see, et hirmule tuleb vastu astuda. Ehk siis ikkagi valitseb see mentaliteet, et ma kardan arsti juurde minna või miks ma pean sinna haiglasse minema. Minu töö algab juba sellest hetkest, kui ma väljun oma autost, ma olen kohe kostüümis ja kõik, kes seal haigla ümber on ja mind märkavad, mina tahan neid ka märgata või garderoobis, need on lugusid, kus laps näiteks ei julgegi minna arsti juurde ja siis tuleb ükssarvik. No mis asi see on? Ja siis ma ütlengi, et aga see on ju lastehaigla. See ongi lastehaigla. Okei. Ja ma ütlen, et ja tule jälle. See ongi see koht, siin aidatakse sind ja tule ikka arstile. Tuleb olla terve. Ehk siis selle pinge murdmine on nagu hästi-hästi oluline. Ja ka selle vahelduse pakkumine, ma isegi ütlen suurtematele, teismelistele. Mul on ülilihtne, ma küsin alati, kas sa võtad külalisi vastu, et kas sa soovid, et ma tulen, see 15-aastane võib vaadata mind peale hästi alati allani, et see on ju toba. Aga kui ma hästi kiiresti ütlen, et me võime ka lihtsalt juttu rääkida või Uno-kaarte mängida, et ma annan talle selle valiku, see on tema täielik vabadus öelda, et ma tahan puhata, aga kui ma olen juba sinna oodatud, siis meil tulevad vahel sellised vestlused ja nad räägivad selliseid hästi toredaid lugusid oma hobidest ja asjadest ja see ongi nagu hästi tore, et ma ei lähe nendest palatitest lihtsalt kergekäeliselt mööda, et ma natuke julgustan neid ka nagu ei lase ennast kohe välja visata. Jaa, just. Et mis siin salata, ega teismeline on juba nii suur, et talle ju ema ei olegi seal kõrval, on ju, et seda üksi olemisaega on ka päris palju, aga me oleme ju sotsiaalsed, me ju kõik vajame, et keegi meid kuulaks või keegi meiega räägiks. Sa rääkisid sellest, et sa oled rollis juba sel hetkel, kui sa autost välja astud. Kuidas, ja sa enne mainisid, et sul ei olnud kunagi autojuhilube, et kuidas siis oli, et kas läksid mängutuppa ja seal kiiresti panid kostüümi selga või sõitsid ikka bussiga kohale ja istusid seal uhkelt Rapuntsli plats lehvimas ja pallikleit bussipõrandal taga lohisemas? Nii ja naa, selles suhtes, et see algusaeg oli küll tagantjärgi mõeldes, ma ei tea, kuidas ma nagu üldse niimoodi ära tegin. Aga jaa, mingid riided sain kohe selga panna ja mingid kostüümid pidin aksessuaarid veel ukse taga panema. Temperatuurist olenemata. Oli mängutubasid, kus ma teadsin, et ma sain salaja sisse minna ja riietuda ja sealt tagasi samamoodi. Aga ma nägin, et see ei toimi, sest et uksest sisse tuleb Merli, aga sealt keldrist tuleb ükssarvik. Ja
see ei olnud nagu lõpuks see, mida mina tahtsin, et lapsed ütlevad, sina tegidki seda, sest sa ju vahetad riided ära ka. Ja ma nii tahtsin jõuda selle hetkeni, et ma tulen päris tegelasena ja ma lähen päris tegelasena, sellepärast, et sellel on oma storyline, et lapsed tahavad teada, millise hobusega sa tulid või kuidas sa nüüd oma maale tagasi lähed või see kõik on nii oluline, et jaa, aga no see oli eluetapp ja tagantjärgi mõeldes ma veel kord nii nagu ka kostüümidegagi, ma ei osanudki tahta midagi paremat, see oli kõik lisaboonus, et ma lõpuks load sain ja autoga hakkasin käima ja juba liikluses siis kõnetasin kaassõitjaid oma erinevate rollidega ja mul just kolleeg nagu ütles, et ta ei saa ükssarvikut muud moodi autoga minna tegema, kui ta oma istet hästi alla ei lase, sest sarv muidu läheb vastu lage. Et noh, neid olukordi on nagu mitmeid, et või siis meil on nii suur pallikleit, et me lihtsalt topime selle sinna autosse, aga need on need töörõõmud ja lihtsalt päeva lõpuks mina pean ettevõttena jälgima, et kostüümid oleksid terved, puhtad ja hooldatud. On sul tulnud ka selliseid juhuseid ette, et tuled töölt mingis kostüümis ja mõtled, mul oleks vaja tegelikult minna poest piima ostma, et kuidas teised inimesed vaatavad siis, kui sa lähedki kostüümis poodi ajal, mil üldiselt kostüümid ei ole teemas Halloweenil või millalgi? See on nii naljakas, et sa ütled piima, sellepärast, et see ongi kõige inimlevinud asi. Meil on üks hästi lahe tegevus ja vahel on nii, et kodus on ju valmis pandud see piim ja siis ma unustan selle maha, aga ma olen ju kontoris juba kõik ette valmistanud ja nüüd ongi nii, tulebki läbi käia ja käingi läbi, et ma veel mäletan, kui ma olin teinud Grimmi ära need Pipi tedretähnid või Minni nina või vurrud, et siis ma olen mõelnud, aga kui keegi lastest mind näeb, aga ma võtan paruka ja mütsi ära, siis ma olen otsunud, ei, kas kõik või mitte midagi. Ja. Ma kujutan ette, et täiskasvanud vaatavad küll, et okei, mis teed siin? Ma ei pööra sellele tähelepanu, lihtsalt kui ma selle kontakti loon, siis ma ikka naeretan ja soovin ilusat päeva, aga päeva lõpuks on see nagu äge, see värvikas elu, need värvikad inimesed meie ümber. Ma mõtlen enda peale, et võib-olla mul on sel päeval halb päev või isegi kui hea päev, siis äge, elu peabki põnev olema. Väga tore mõte, millega lõpetada. Merli, aitäh sulle tulemast. Aitäh, et sa teed lastehaiglas nii tänuväärset tööd ja soovin sulle ja sinu kaastöötajatele ikka palju tegemist. Suur aitäh. Aitäh kuulamast. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.